Tere kõigile, Marko siin uue videoga ja täna räägin teile Ultra HD plaatidest, mis on sellised asjad. Neid on siin selja taga mul veel terve kuhi. Räägin plaatidest, sellest pildist, mis plaadi pealt tuleb, Ultra HD mängijatest, et kas on mõtet osta või ei ole. Telerist, telerist olen rääkinud, tegelikult seda võib-olla ei puuduta. Aga ütleme nii, et Ultra HD plaadid, mängijad, streaming, mis loomad need sellised on, natukene põhjalikumalt kohe. Ultra HD plaadid. Esimene, kõige olulisem asi on see, et Eestis neid ei müüda. Tuleb tellida välismaalt läbi interneti või sidete välismaale. 2 varianti. Vaatasin paari kohta tegelikult, kui ta saab ka Eestis tellida nii-öelda internetist Eesti lehe pealt, aga sellel küll ei ole mingisugust mõtet, sest siis selle plaadi hind on täiesti mõttetu. Ja pluss, see ei ole siin koha peal. Need, kes siin müüvad, nad tellivad ikkagi välismaalt selle, panevad vahendustasu ja siis tuleb teile kohale. Võtab ikkagi mitu nädalat aega. Lihtsam on tellida ise otse internetist. Vähemalt minu arvates, et siin see Eesti vahendajad ei ole küll hetkel kuidagi abiks. Ja hinnapoliitikast veel nii palju, et ka välismaal, ütleme, kus poodides need müüakse, olen päris mitmes käinud siin erinevates kohtades, on müügil, aga hind on ikkagi kallim kui internetis. See on ka loogiline, nii nagu Eestis, et netis on odavam, poes on kallim, et spetsiaalselt UHD plaatide järgi välismaale sõita ei ole mõtet. Tellides tuleb odavam. Ja kui jutt juba hinna peale läks, siis hinnast natuke täpsemalt. Plaadid on üsna kallid. Suurusjärk on seal keskmine, ma ütleks kuskil seal 25-30 eurot. Et tundub esmapilgul päris krõbe hind. Aga kui me läheme Eestis poodi ja vaatame tavaline DVD, mille kvaliteet on tänapäeva mõistes ikka tõsiselt kehv, maksab seal 15 eurot. Osad on isegi kallimad, osad on natuke odavad. Aga see on ikka meeletu hind DVD jaoks. Et kui te tõesti DVD-sid tahate vaadata, siis tellige neid ka välismaalt. Okei, subtiitrid ei ole, see on see miinus. Aga subtiitrite eest maksta sisuliselt 10 eurot peale. Mis mõte selle on, et tõesti välismaal on DVD siuke kraam, mida müüakse suurusjärgus ikkagi 5 eurot. Vahe on suur. Ja siis need on kallimad seal suurusjärgus 20, 25, 30 eurot. Aga kas need on oma hinda väärt? See on raske küsimus. Minu jaoks on. Mina vaatan, mina ostan. Mulle meeldib see hea pilt, mis siit tuleb. Paljude jaoks ei ole. See on väga suhteline. Aga kui te ostate endale UHD televiisori, ja vaatate sellest tavalisi telekanaleid, siis on see lihtsalt väga kurb lugu. Tegelikult ei näe, mida te ostsite. Te ostsite hea asja, aga pilt on ikka tõsiselt kehva. Ma ei ütle, et te peate hakkama endale ostma UHD mängijat ja plaate, aga streamingu teenuse, mis tavaliselt on, ütleme, seal kuu aega ikkagi tasuta, saate ära proovida ilma raha maksmata. Tõesti vaadake natukenegi seda pilti, mida teler tegelikult näidata saab. Ja siis saate mõelda, kas te hakkate näiteks streamingu teenust tellima või mitte. Aga streamingust natuke hiljem. Räägin veel plaatidest. Plaadid näevad siis välja, nagu ma juba näitasin, sellised. See nüüd ei ole kõige parem, võtan, sest ma oleks parema näite, kus on paremini võib-olla peal näha kirjad.
kõigil neil on üleval kirjas, et on 4K Ultra HD. Et niimoodi neid tänapäeval markeeritakse. See on ilmselt selline vaikiv kokkulepe, et selline disain neil on. Kui sellist logo näete, siis on UHD plaat. Kui näete mingit muud, kus sellist kirja ei ole, siis ilmselt ei ole tegemist UHD plaadiga, vaid tavalise Blu-ray või kehvemal juhul lausa DVD-ga. Mis sellises karvis on? Tihtipeale on nad sellises lisaümbrises, mis on papist. Osad ei ole, osad on, sõltub. See konkreetne, siin on rohkem plaate sees. Siin sees on lausa 4 plaati. See on ka kallim. Aga see on asi, mida ma soovitan teile osta. Planeet Maa teine osa. UHD variandina. See on tõsine nauding vaadata. Kvaliteet on super. Väga ilus. Kena loodus. Ilus, ütlema selle kohta. Seda loetakse ka üheks parimaks näiteks, mida saab 4K-ga ehk siis UHD-ga vaadata. Kui te ostate endale ikkagi juba selle mängija, siis see peaks olema üks teie esimesi valikuid. Kui te üldse muidugi loodust midagigi vaatate. See on tõesti ilus. Aga tavalise plaadil on sees 2 plaati. On sees Ultra HD ja siis tavaline Blu-ray. Siin on näha. Need on siuksed UHD ja tavaline Blu-ray. Ja see on sellepärast, et kui teil on tavaline Blu-ray mängija, siis te võite ikkagi osta selle UHD komplekti. Nii-öelda UHD plaadi. Teine on lisaks. Vaatate alguses oma Blu-ray'ga, hiljem, ma ikkagi tahaks seda kallimat, paremat mängijat osta. Siis lähete poodi, ostate uue mängija, aga plaati ei pea uut ostma. Siin sees on mõlemad. Sama asja tehti DVD-ga, kui tuli Blu-ray mängija. 10 aastat tagasi. Või Blu-ray'd, siis pandi DVD ja Blu-ray komplekti. Ja nüüd on sama lugu, et saab vaadata mõlemat. Kas on pildi vahe? Võrreldes siis Full HD või UHD. Mina ütlen, et pildi vahe on päris suur ja pildi vahe paljuski tekitab pildi vahe selline täheühend, nagu siin on HDR ehk siis HDR eesti keeles. Ja kui on HDR, siis plaadil on lisaks ka VCG ehk siis lai värvide kogu ulatus, võiks eesti keeles tõlkida. Need 2 asja lisaks sellele, et on piksleid rohkem, teevad pilti värvilisemaks, ilusamaks, sügavamaks. Raske kirjeldada. Pilt on, ongi ilusam ja seal ei ole midagi muud öelda. Pilt on lihtsalt ilusam. Et kui me vaatame seda John Wicki või seda John Wicki, siis vahe on näha. Vahe on näha just sellepärast suures osas, et siin on HDR. Paljud ütlevad, et see on hype. Ultra HD on hype, see HDR on hype ja kõik muu on hype, et kes kurat seda üldse näeb või vaatab. On mingeid hulle, näete, üks on siin. Ja Eestis on veel 10 matsi, kes vaatavad ilmselt ja ostavad neid plaate. Välismaal on rohkem. Aga need, kes ikkagi ise vaatavad seda ja mitte ei arva, et kuskilt lugesin, et see on jama ja siis arvan ise ka, et on jama. Vaadake ikkagi ise enne üle, ise öelge, kas on jama või ei ole. Päriselt on vahe olemas.
pilt on lihtsalt ilusam. ja asi ei ole need pikslites, et on see 4 korda rohkem piksleid. See on see nii-öelda kõige tuntum asi selle UHD juures, et Blu-rays on 4 korda vähem pilti, kui on Ultra HD-s. aga tegelikult sama HDR või siis Dolby Vision, mis ka siin vaikselt levib, need on sama olulised. Kui tavalisi Blu-raysid toetaks HDR pildis, siis ka need oleks kõvasti paremad. Sest üks oluline asi, millest ma olen ka rääkinud telerite juures, on see, et peab olema vaatamiskaugus päris väike. Et ei ole mingisugust varianti, et te vaatate 50 tollist telerit 3 meetri pealt ja siis te üritate, ma ei tea, mis filmi vaadata, näiteks seda Arrivali. No, te ei näe seda pilti. Sellisel juhul on see puhas raha raiskamine. Ultra HD lõpeb seal 2,5 meetrit, selle nägemine kaugemalt lõpeb ära lihtsalt. Te ei näe enam seda. Siis võite piirduda täiesti rahulikult Full HD-ga. Okei, on lisaks see HDR ja need asjad, et pilt on ikkagi ilusam, aga kui istu nii kaugel, siis minu meelest siis on küll juba puhas raha raiskamine see Ultra HD. Ükskõik, mis teil seal siis on see teler kallis või mitte, aga okei, pilt on hea ja ilus, aga te ei näe kõike seda. Et kindlasti tuleb istuda lähemale. Vaadake minu teleri ostmise teemat, teist osa. Seal ma räägin sellest teleri kaugusest ka.